Räägime sinuga võimust, sest paindlikkus kasvatab võimsus. Ja täna, kui lõpetame meie see kohtumine, sul jääb meelde 4 põhimõtet. Üks on see, et nii kaua, kui sa oled elus, sa saad kõigega hakkama saada. Teine, see, et kurat peidub detailides. Kolmas, inimene ei ole halb, tal on lihtsalt halb olla. Või inimene ei ole halb, ta lihtsalt teistsugune. Ja 4 on paindlikkus. Paindlikkus selleks, et proovida kõike uut, mis ei riku sinu tervisega elu või teiste inimeste tervis või elu. Aga see võimaldab kogeda uued sensorsüsteemi jaoks kogemusi ja sellega tugevdada oma võimsus, oma jõud, oma elu. Nii, ja tänane teema on paindlikkus kasvatab võimsus. Ja see video on nendele, kes on väsinud šabloonidest ja ei ole veel rikutud sellega, et konservatiivselt minna ja teha nii, nagu on harjunud. Ja see video on neile, kes teab, et paindlikkus, see ei ole ainult keha kohta, aga see on oma sisemise jõudu kohta, oma sisemise selgroo kohta. Sellest, et sinu hinge, sinu vaim, sinu keha ja sinu aju, nad on paindlikumad ja selles on sinu jõud, selles on sinu võimsus. Ja kui sa oled siin, see tähendab, et sa oled selleks valmis ja see tähendab, et kõik on võimalik. Kõik on võimalik nii kaua, kui sa oled elus. Mina Natalja ja mina tegelen kehalise praktikatega ja seanss minu juures ei ole ainult massaažist. See on midagi rohkem ja enamat kui lihtsalt massaaž. Me töötame sinu kehaga, aga selle kaudu ma töötan sinu alateadvusega, sinu mõistusega ja sinu hingega siis, kui sa lubad seda teha. Ja liigume edasi. Mul on alati kaasas ettevalmistatud speakerid ja kui me räägime sellest paindlikkust, et see ei tähenda, et sul ei ole selgroo või sa oled mitte keegi, et kogu aeg saad olla paindlik ja mugav kõikidele. Vastupidi, see on sellest, et sa oled palju tugevam, kui sa saad ennast muuta vastavalt olukorrale, jäädes ise endaga, jäädes sama sisuga, jäädes olla truu iseendale, aga oled valmis reageerida ja adapteerida iseennast vastavalt olukorrale. Ja kui sa saad olla samal ajal lõvi, veesi, peegel ja sa saad olla kõige tugevam, kõige võimsam ja keegi ei saa sind ära rikkuda. Ja täna ma näitan sulle, kuidas paindlikkus kehas, elus ja sotsiaalelus töötab sinule heaks, kuidas seda saab enda poole kasuks teha, kasutada ja miks see annab sulle massaaž annab sulle rohkem kui lihtsalt lõdvestus, mis massaaž sulle võib anda palju rohkemat selleks, et ennast transformeerida vastavalt sellele, mis sul on vaja. Ja kui me räägime tänasest teemast, paindlikkus kasvatab võimsus, see on põhiprintsiip, NLP printsiip ja see tähendab, et võidab mitte see, kes on kõige tugevam või targem, aga see, kes on suuteline ennast adapteerida vastavalt olukorrale ja see, kes ei
riku ise ennast, kes jääb endale truuks. Ja paindlikkus, see on vabadus valida strateegia, vabadus valida oma reaktsioonid, oma sõnad, oma tunned ja oma tegevused. See on paindlikkus. Ja kui dialoogis inimesed suhtlevad, siis võidab see, kellel on rohkem võimalusi, kellel on rohkem oskusi adopteerida olukorda vastavalt oma huvidele ja ennast adopteerida sellele, mis sul on vaja. Ja kõige oluline on see, milline dialoog sul on iseendaga. Mida sa ütled endale, mis sõnadega sa vabandad iseennast, miks sa ei ole teinud seda või seda. Et see on see dialoog, mida sa kasutad iseenda suhtlemises, enda peas. Ja iga seanss, see on terviksüsteem. See on terviksüsteem, kui me saame ühe seansi jooksul vaadata, mis sinu jaoks on tänaseks kõige oluline, kõige valusam, kõige vajalikum. Ja kui sul on selline vajadus, nõudmine, selline päring, me töötame sellega. Kui sa ei küsi, mina ei hakka sinu järgi joosta, et sulle midagi head teha. See ei ole minu asi sind päästa, aga ma olen 100% sinu jaoks on olemas siis, kui sa seda tahad ja me töötame. Me töötame nii, et iga seanss lõpeb sinu võiduga, et sina saad saada tagasi endale võimu enda kätte, oma elu üle, oma tegevuste üle ja olla lähedal oma eesmärkidele. Ja kui me vaatame seanssid, siis kõige nõrgem sinu kehas osa, ta ükskord võib võtta kogu võimu enda kättesse. Ja kui sa ei tegele oma tervisega või oma nõrgemate kohtadega enda süsteemis, siis sa ei saa võita, sest see kõige nõrgem koht üks päev rikub. Ja meie kohtume selleks, et ennetada seda, et ei juhtuks nii, et ükskord sa avastad, et kogu huvid käivad mingi haiguse ümber. Aga võim on sinu käes ja sinu vabadus valida seda endale võtta või mitte valida. See on sinu valik. Ja ma ei tööta ainult lihastega, ma ei tööta ainult lõikastusega, ma töötan sinu hingega, ma töötan sinu alateadvusega, sinu vajadustega, nii et sina saad võimalikult efektiivsem aega veeta siis, kui me kohtume sinuga. Ja meie keha on vastikult hea kaaslane, kes mäletab kõike, isegi seda, mida meie ei taha, et ta jätaks meelde. Meie psüühika võib ära peida seda, mis oli väga traumeeritav meie jaoks. Aga kehasse see jääb kõige ja mina näen seda. Siis, kui sa lubad, ma saan seda sulle peegeldada, ma saan sulle sellest rääkida ja me võime sellega töötada. Kui sa ei luba, sul on nii hea olla, vahest on vaja lihtsalt rohkem aega selleks, et koguda jõudu ja edasi minna. Kõik on õige nii, nagu sina arvad ja nagu sina tunned. Keegi ei saa sinu eest seda otsustada või öelda, mis on parem sinu jaoks, ainult sina. Ja sinu paindlikkus, tema ainult saab taastada oma võimsus, oma jõud tagasi võtta. Ja meister, paindlik spetsialist on see, kes saab siin ja kohe ja nüüd adopteerida oma tehnikat, oma lähenemised vastavalt sinu vajadustele, vastavalt sellele, mis justkui see tuleb ette. Sest ma kunagi ei ole valmis meie kohtumiseks. Mul ei ole seda
plaani, sest mina ei tea, mis mind ootab ees ja sina ka. Ja mul oli palju selliseid juhtumid, kui inimene ütleb, et ma mõtlesin, et ma tulen lihtsalt massaažile. Ma isegi ei saanud arvata, et ma saan nii palju. Paljudel on elud muutunud ja peale seanssi ja mitte sellepärast, et mina olen mingi imeline võlur. Aga asi on selles, et kui sa tulid minu seansile, sa olid avatud ja sa olid juba valmis selleks, et muutused tulevad sinu ellu. Mina olin ainult see tugi, kelle kaudu sa said edasi minna. Ja mul on neid kliente palju, kelle üle ma olen väga uhke, sest nad saanud läbi naudingu, vahest läbi valu edasi minna ja iga seanss lõpeb võiduga. Võiduga sellega, et sina saad endale võimu tagasi. Ja personaalne lähenemine igal seanssil, see on minu arvates, see on kõige parim ja kõige kvaliteetsem lähenemine minu poolt, nagu meistri poolt ja austusega sinule, austusega sinu kehale ja sinu tunnetele. Ja kui sa oled paindlik, siis sa oled valmis kõike muuta, mis sulle sobib või ei sobi. Ja kui ma tunnen, et kuskil on mingi pidur või pinge kehas, ma töötan selle kohaga. Kui ma kuulan, et sinu keha ei luba mind minna sügavale lihastega rääkida või suhelda või töötada, siis ma otsin, kus on see valuallikas. Ma otsin seda allikat ja flirtin. Ma ei lähe otse sinna valuallika juurde, aga ma flirtin kaugelt sinu lihastega nii, et aeglaselt, vaikselt seda lõdvestada, et jõuda sinna, et läbi naudingu töötada selle valuga, mis sul on väga vastik ja raske sellega edasi liikuda ja edasi elada. Ehk ei pea valu tunda massaaži ajal. Võib, aga ei pea, sest tulemused saab saavutada siis, kui me töötame, kui me teeme koostööd, ilma valuda saab ka. Ja kui ma tunnen, et on pinge kehas, siis ma ei pressi peale, ma ei anna sulle käsku, et nüüd ole vaid ja mina tean, ma olen meister, et ma tean, kuidas sul on hea. Ei, selle mängu mina ei mängi, et ainult sinu tunned on õiged. Ja vaatamata sellele, mida ma arvan, ma võin sinuga jagada, ma võin sinult luba saada ja siis me teeme seda koostööd ja ei pea valu kannatada ja ei pea valu tundma. Piisab sellest, et me lihtsalt töötame sinu kehaga, töötame sellega ausalt ja saame head tulemused. Ja kui sa tahad tulla massaažile, siis sul on oma kogemus, kuidas see toimib, kuidas see töötab ja sina saad kogeda. See ei pea kohe otsida, mis traumasid sul on. Sinu keha kõigest ise räägib, et me saame hakkama. Ja sinu keha ise ütleb, millal ta on valmis. Ei pea kuskil kiirustama, aega meil on ja kõik tuleb omal õigel ajal ja ilma valuta. Nagu ma lubasin, kurat peidub detailides. See on minu lemmiklause ja seda ma sain siis, kui ma töötasin diplomaatia valdkonnas ja minu ülemus kogu aeg rääkis, et kurat peidub detailides, et me pidime nii perfektselt oma tööd saab tehtud, et meie tööd saab tehtud, sest iga pisikene asi võib väga paljudest asjadest rääkida diplomaatia keeles. Ja mida see tähendab, see võib alustada rahvusvahelise konflikti, kui lipp on valesti pandud või toolid on valesti pandud. Et kurat peidub detailides. Kui me räägime kehas, siis kõige nõrgem koht tervises võib rikkuda terve elu.
Eriti kui see haigus, mida ei saa enam ravida. Ehk kurat peidub detailides ja kõik süsteemid saab rikutud siis, kui on kõige nõrgem koht on olemas ja tema juhib seda kogu protsessi, aga tema juhibki alati. Süsteemi tugevus sõltub sellest, kui tugev kõige nõrgem süsteem, kõige nõrgem osa sellest süsteemist. Ja isegi kui on kas või üks mingi trauma, mis jäi kehas, mis jäi peidus, kõige pisikene trauma võib mõjutada meie otsustele, meie käitumistele ja meid juhib see, mida meie ei mõista. Ja kui me leiame, mis meid juhib, siis me saame seda muuta, kui seda meil on vaja. Ja mina arvan, et kehapraktikat, massaaž, see on kõige tugevam, mõjukam ja efektiivsem viis, kuidas iseendaga saab tööd teha. Keha kõik näitab, keha kõik mäletab, isegi kui meie psüühika seda jõudsid ära peita. Ja kui sa tahad endale või oma lähedastele midagi head teha, sina saad kinkida kinkekaardi. Nii tulevad minu juurde uued inimesed ja nad saavad tunda läbi seda kinkekaardi hoolitsus, armastus, et nende lähedased nende peale mõtlevad ja tahavad kõige parimat, tahavad kõige head neile pakkuda. Ja see on üks tähtsamatest viisidest, kuidas saab oma hoolitsus edasi anda oma lähedastele. Nagu me rääkisime, kurat peidub detailides ja üks pisikene detail võib muutuda kõike. Üks pisikene lause, pisikene tegevus, väike pilk, silmapilk. Kõik see võib kogu süsteemi muuta, kogu olukorda muuta ja kurat peidub detailides. Et kui me vaatame sinuga seansi ajal, mis on sinu need nõrgad kohad ja kuidas neid saab tugevdada nii, et sa ei pea minu juurde käia ja ainult mina saan aidata ja ainult mina saan sind tervendada. Me töötame selle nimele, et sina saad iseendale olla hea tugi, hea kaaslane, hea sõber ja sina saad iseennast tervendada, kui on vaja, toetada, kui on vaja ja olla endaga truu, jääda endale truuks ja paindlikkus kasvatab meie võimsus. Ja kõige oluline, mida ma arvan peale seansi, mida sa saad kaasa võtta, see on küsimus. Küsimus iseendale, mis või millega ma lähen ära sellest seansist. Mis see seanss tõi mulle? Piisab juba sellest, et sina seda märkad ja enda jaoks ütled uuesti paar korda. See on see. Kui sa teed mingi otsus, siis mine lõpuni. Tee ära seda, mida sa otsustasid. Sest kõige geniaalsemad ideid tulevad siis, kui meie mõtted jäävad rahus. Ja siis tulevad kõige parimad ideid, kõige õigemad meie jaoks. Massaaži ajal salvestub, tulevad ideid. Ja kui sa tugevdad neid ideid otsustega, tegevustega ja viid seda lõpuni, mingi aja pärast sa avastad, et see oli kõige parem lahendus, kõige parem otsus, mida sa said teha endale ja enda heaks. Ja järgmine sõnum, mis me rääkisime, et sul on 4 tänase kohtumise lõpus. Esimene oli kurat peidub detailides, teine on see, et võimalik on kõik, nii kaua kui sa oled elus.
Seda lause ma olen kuulnud varem, aga ma sain seda mõista siis, kui see ütles minu sõber. Ta on sõjaväeline, vaenlane ja ta on läbinud erinevad sõjad üle maailma ja ta sai läbitud erinevad treeningud selleks, et valmis olla. Ja tema on see inimene, kes oskab ellu jääda. See inimene, kes oli suuteline ise jääda ellu, oma kaaslastele seda võimalus ka näidata ja jagada neid oskusi. See inimene, kes jäi tervena, terve kehaga. See inimene, kes jäi terve mõistusega ja kellel on väga kõrge kvaliteedi väärtused. Väärtused enda vastu, teiste vastu, väga kõrge austus teiste arvamuste ja teiste käitumiste vastu. See on kõrge kvaliteedi inimene suure tähega ja tema arvamus minu jaoks on autoriteetne ja siis kui ta ütles, et everything is possible, ma hakkasin mõtlema, et aga tegelikult jah, tal on õigus, sest tõesti kõik on võimalik. Lihtsalt mõni asi vajab rohkem aega, vajab rohkem panustus, mõni asi ei vaja. Ja see tähendab seda, et kõik on võimalik nii kaua, kui oleme elus. Kui oleme surnud, siis ei saa midagi muuta. Aga nii kaua, kui me oleme elus, kõik on võimalik muuta ja seda toetab ka näidet, mida ma sain tänu minu klientidele teada sellest. 9 aastat tagasi üks mees, ta hüppas langevarjuga. See ei olnud esimene hüppe, see oli mingi 500. Aga kui ta mandus langevarjut, teda ei olnud, temal ei olnud. Ja tema pere sai selline peaaegu surnu kehakott ainult kontidega ja arstid ütlesid, et ära sega meie statistikat. Aga tema pere teadis, et see ei ole nende lugu. Nendega ei tohi nii lõppeda ja nad teevad kõike selleks, et saab korda. 9 aastat on möödunud ja see mees käib minu massaažil. Me räägime, suhtleme temaga 2 keeles. Ta väga tark ja andekas inimene ja temaga on huvitav rääkida. Ja ta sai hakkama. Muidugi tema pere toetas, tema pere väga palju töötas selle nimele, et temaga saab kõik korda. Aga see on tema sisemine tugi, sisemine vaim, sisemine selline tugev selgroo, mille kaudu või tänu millele ta sai hakkama. Ja mis näitab see näide? Ta näitab seda, et kõik on võimalik. Kõik on võimalik nii kaua, kui oleme elus. Ja see mees, kes jäi ellu, ta jäi ellu tänu sellele, et tal oli lihtsalt see teadmine, et tema saab hakkama. Ja tema pere uskus sellesse, et ta saab hakkama. Sellepärast kõik saab korda ja nii kaua, kui oleme elus, kõik on võimalik teha. Midagi võtab aega, midagi võtab natukene pingutused. Midagi võtab seda, et on vaja midagi juurde õppida või osata. Aga kõik on võimalik. Kõik on võimalik, mida sa tahad ja siis seda sa saad. Ja läbi paindlikkus, läbi hingamist, läbi tööd oma kehaga saab sinna jõuda iseenda juurde, iseenda võimu juurde, võimsuse juurde ja kevad maraton, ma teen seda kord aastas, kevad maratonil me teeme sinuga sellised praktikad ainult 5 minutit päevas, aga sellest piisab. Sellest piisab, ma valmistasin selleks maratoniks juba mitu kuud, et
koguda kõige vajalikumad, kõige efektiivsemad lähenemised, nii et 5 minutiga me töötame sinuga 5 minutit, aga me saame sinuga maksimumi sellest tööst. Ja selle maratonil me võtame ette ka need teadmised, mis NLP-s me õpime, kuidas siis endaga tööd teha ja kuidas ennast tugevdada. Ja kui me rääkisime sellest, et kõik on võimalik nii kaua, kui sa oled elus, see tähendab, et nii kaua, kui sa oled elus, sa saad kõige ja sa saad ennast muuta oma elu, oma strateegiad, oma lähenemised, sest sa oled elus. Ja läbi keha saab neid muutused teha, sest keha mäletab kõige, isegi kui meie mõistus ei mäleta või ei taha seda mäletada või peidab. Meie keha mäletab ja kui me töötame kehaga läbi naudingu, läbi massaaži, vahest läbi valu, aga me käime koos seda läbi. See ei ole üksi ja me saame koos seda hakkama saada. Ja keha räägib siis, kui meie mõistus on vaid. Ja saab teha korda. Ja kui sa oled paindlik, kui sa oled paindlik enda vastu, olukordade vastu, siis kõik transformatsioonid, kõik muutused, mis sul on vaja, kõik on võimalik, sest sina ei jää sellega kinni, sina ei jää ainult oma uskumustega kinni, sest sina saad hakkama. Ja kevadmaratonil me teeme seda sinuga koos. Õpime, harjutame ja tugevdame need oskused, mis sul on tegelikult on olemas. Lihtsalt mõned tuleb meelde tuletada ja töötada nendega. Ja massaaž, see on selline rännak enda juurde, enda vastu, endale toetuseks ja tugevdamiseks. Ja massaaž, see ei ole lihtsalt lõgastus või lõdvestus, see on dialoog minu ja sinu keha vahel. Et läbi minu käed kohe sissuni, läbi minu puudutuste, kohe sinu sügavamate tunnetele. Et selle kaudu ma saan nii kaugele minna sinu hingele, kui palju sa lubad seda teha, kui palju sa oled valmis selleks. Vahest see ei ole nii kerge, aga kui sa oled valmis, koos me seda teeme. Ja meie seanssidega sina saad õppida, kuidas iseennast tunda, kuidas iseennast kuulda, kuidas tunda oma keha, oma hinge iseennast ja võita selle nimele, et oma võimud tagasi saada. Tagasi saada nii, et elada, naudides elu. Mitte selleks, et jääda ellu, mitte selleks, et töötada kogu aeg oma traumadega. Okei, töötatud, tegeletud, mis edasi saab, mille jaoks sa oled sündinud, mitte ainult selleks, et ära ravida ennast traumasidest. Mis edasi, mis on järgmine samm ja seda me teeme ka seanssidel. Ja ma tean, et minul on palju jälgijad ka minu kolleegid, kes töötavad kehaga, ilu valdkonnas, tervise valdkonnas. Ma tean, et nad jälgivad, nad annavad ennast märku ja minu jaoks on suur au nende poolt, teie poolt, sest me saame palju rikkamaks, kui me saame jagada oma oskusi, oma teadmisi, oma kogemusi ja hea meelega ma jagan need teadmised, need instrumendid, mida ma kasutan oma seanside ajal ja seda ma jagan klientidega ja seda ma jagan oma kolleegidega, sest niimoodi me saame palju efektiivsemalt teha oma tööd ja inimesed saavad olla veel õnnelikumad ja rahul meie teenustega. Aga see ei tähenda, et mina ehitan endale mingi armee sõltlased. Mul ei ole huvitav töötada nendega, kes minust sõltub.
mul on palju huvitavam töötada nendega, kes on tugev, kes teab oma strateegiat, kes teab, mida ta tahab ja need tugevad isikud, vaid tugevaid isikud tulevad minu juurde ja nad on valmis tööd teha ja nad käivad mitte sellepärast, et nad on haavatud või rikkutud või katkised hinged. Nad tulevad selleks, et hoida seda taset, tugevdada, arendada ja edasi minna kergelt. Need, kes on minu kliendid, need on selliseid ja mina jagan neid teadmised, et minu kliendid saavad neid kasutada oma elus ja selleks, et need, kes vaatavad, jälgivad mind, minu kolleegid, et nad saaksid ka kasutada seda enda jaoks ja suhtlemises oma klientidega. Ja kui sa valid endale meistri, vali seda, kes kuulab sind. Ma otsisin küüntemeistri 2 aastat, lõpuks leidsin 2 aastat küüntemeistri. Aga lõpuks ma leidsin seda, kes mind kuulab ja kes on valmis olla paindlik, aga ta ei riku oma sisu, ta jääb professionaaliks, ta ei hakka joosta kõige järgi, mis ma ütlen, et ma ei ole meister, ma ütlen oma soovi, aga ta oskab neid kuulda ja ta teeb seda, mis mul on vaja. Ja see ongi see paindlikkus. Selles on palju efektiivsem meie koostöö ja selles, kui professionaal oskab sind kuulda ja adapteerida vastavalt sinu teadmistele, vajadustele ja ta ei riku oma väärtused, ta ei anna alla, aga ta liigub koos sinuga. Mina arvan, et see on kõige parim meister, keda saab leida ja valida endale. Ja massaaž on väga intiimne asi, et sina paljastad mitte ainult oma keha, aga sina avad oma hinge, oma süda. Ja sellega ma käitun väga õrnalt ja austusega, et sa lubasid puudutada sind, sa lubasid puudutada sind hinge ja kui sa oled valmis ja oled tugev ja tahad oma jõudu, oma võimsust endale tagasi saada, sa ütled ja siis liigume sinuga koos ja vaatame, mis edasi saab. Tead, ma mõtlesin seda, et mis veel jagada tänaseks, et kõik need teadmised, mis ma jagan, kuidas neid elus saab kasutada ja mille jaoks kogu see pikk jutt, massaaž, NLP on neurolingvistiline programmeerimine, psühholoogia. Kuidas see kõik saab kasutada, et oleks mugav ja kerge ja kergesti tehtav. Ja lihtsalt märka, kus elus sa ei ole truu iseendaga, kus sa rikud oma lubadused ise endale antud. Kui sa ütled jah teistele, ega sa ei ütle ei endale. Kui sa hakkad seda märgata, siis sa saad ka tunda ennast paremini. Sa saad teha veel kvaliteetsem see dialoog iseendaga ja siis sa saad paremini ennast tunda ja käituda teistega. Ja kui sa lubad endale paindlikkus, see ei tähenda, et sa oled pehme ja sul ei ole selgroo ja sina ei ole keegi. See tähendab seda, et sina jääd endale truuks, aga sa oled suuteline muutuda oma strateegiad, käitumised, lähenemised vastavalt olukorrale, vastavalt sellele, mis hetkel nõuab olukord. Aga sellega sa jääd oma sisuga, sa jääd iseendale truu. Ja paindlikkus, see ei ole nõrkus, aga see on võimalus oma elu muutuda. Ja kui sa muutud, siis sa saad adapteerida iseennast vastavalt olukorrale.
sa ei tee ennast katki, aga sa muudad vormi, kuid sisu jääb samaks. Sina jääd iseennast, aga sina saad muuta vormi. Ja see aitab sind liikuda edasi ja sinu paindlikkus annab sulle jõudu, annab sulle võimsust tagasi. Ja sa ei pea olla ideaalne. Ideaalsed ainult kunstasjad, kunstlilled, kunstkarbid, ehted. Nad võivad olla ideaalsed, aga sina ei pea olla ideaalne. Sest kui sa oled ideaalne, sa ei ole enam unikaalne, sa oled nagu copy-paste. Aga kui sa oled mitte ideaalne, siis sa oled vaba. Sa oled vaba teha muutused, sa oled vaba teha oma elu nii nagu sina tahad ja sa saad olla elav, sa saad olla elus, sa saad olla liikuv, sa saad olla energia täis ja sa ei ole võlgu kellelegi. Sa ei pea elada nii nagu teised ootavad või arvavad, et sa saad olla tugev ja seda me teeme seanside ajal sinuga koos. Arutame, vaatame, uurime ja sellega sa saad tunda ennast palju paremini. Et kui me lõpetame massaaži, siis see massaaž lõpeb mitte nutmisega või valuga, aga vastupidi, et sa tunned ennast, et sa võitja ja paindlikkus annab sulle jõudu tagasi. Mina kui sinu keha spetsialist, ma ei tööta ainult kehaga või lihastega, aga ma töötan sinu alateadvusega, sinu hingega ja läbi keha, et sa ei pea midagi palju mulle rääkida. Täiesti piisab seda, mis ma näen sinu kehas ja mida me teeme sinuga koos ja kui sa soovid teha endale mingid muutused, kas või suured siin või lihtsalt oma keha lõdvestada. Pane ennast kirja Instagramis profiilis, sa näed seda linki, et broneerida aega, see on kõik võimalik. Kui sa soovid oma lähedastele oma hoolitsus, armastus anda, jagada edasi ja kinkida midagi, mis jääb terveks eluks, see on emotsioon ja see on kinkekaart massaažile. Saab niimoodi ka teha head asjad ja sa saad maikuus 1. mail me alustame uut maratoni, ma teen seda kord aastas ja ma valmistasin korralikult selleks hooajaks, et kõik need teadmised, mida me saime kogeda, mida me saime koguda ja need teadmised, mis on psühholoogias, NLP, massaažis, me saame neid adapteerida vastavalt oma soovidele ja liikuda koos edasi ja neid sisse ehitada oma elu. Ja tahan sulle meelde tuletada, et paindlikkus, see ei ole sellest, et sa oled nõrk ja mugav teistele. Vastupidi, see on sellest, et sul on oma võimsus, oma jõud olla nii, nagu sina oled ja olla igas olukorras, jäädes endale truuks ja samal ajal suuteline adapteerida ja muuta oma vormi vastavalt olukorrale, mis sul on vaja. Selleks, et endale teha midagi head ja jääda endale truuks, et saada tagasi oma võimu. Ja nagu me rääkisime, et tänase kohtumise jooksul ma räägin sulle kõik, mis ma lubasin ja lõpetame sellega, et kõik need 4 lauset või 4 ideed, mida ma kindlasti tahan, et sa jätaks endale meelde. Need on 4 tükki. Esimene. Kurat peidub detailides. Seda sa tead. Jääda see meelde. Teine, nii kaua, kui sa oled elus, kõik on võimalik. Seda sa tead. 3, inimesed ei ole halvad, nad on teistsugused. Näiteks, meil on erinevad väärtused. Mulle meeldib suitsu teha, sulle meeldib joogat tegema.
me kunagi ei saa omavahel hästi läbi, kui me hakkame tervisest rääkida, sest meil on erinevad väärtused. Ehk see mõte, et inimesed ei ole halvad, nad on teistsugused, see tähendab seda, et mina annan sulle võimalus iseennast olla. Sina annad mulle võimalus elada minu elu nii, nagu mina tahan, et me austame üksteist. Ma võin mitte nõus olla sellega, mida sina teed, või sa ei pea nõus olema sellega, mis mina teen, ei pea aktsepteerida. Aga sina annad mulle võimalus olla iseennast, mina täpselt sama. Teine, et inimesed ei ole halvad, neil on lihtsalt halb olla. Kujuta ette, näiteks sa oled roolis, tänaval sõidad ja keegi loll kogu aeg rikub reeglid, sõidureeglid ja signaalib ja lõikab ja sõidab nii, nagu ta tahab ja ma võin arvata, et loll. Aga ma ei tea tegelikult, mis temal juhtus, et võib-olla tal on halb olla, võib-olla ta sõidab haiglasse, võib-olla tal on autos keegi, kes vajab ruttu esmaabi ja ta lihtsalt kiirustab, et elu päästa. Seda ma kunagi ei tea. Võib-olla ta lihtsalt loll, võib-olla ta lihtsalt tahab mängida sõiduteel. Aga mina ei tea. Ja need kaks laused, et inimesed ei ole head, neil on halb olla või nad on lihtsalt teistsugused. Need kaks laused, nad annavad seda emotsionaalne ärivus kuidagi nagu rahustada, et vaadata teise pilguga, et miks nii, et võib-olla ma ei pea üldse sellele reageerida või on vaja minu abi, ma ei tea, aga see annab kuidagi nagu rohkem rahu oma hinges ja kui hing on rahus, siis on jõud käes. Nii, see oli 3. ja 4. oli see, et paindlikkus. 4. on paindlikkus selles mõttes, et proovida erinevaid asju, mis ei riku sinu tervisega elu ja ei riku teiste inimeste elu või tervist ja seda kõige proovida, kogeda ja siis otsustada, see sulle sobib või ei sobi ja tänu sellele sa saad rikastada oma sensorne süsteem ja tänu sensorse süsteemile see mees, kes maandus ilma langevarjuta, tema jäi ellu. Tänu sellele sensorse süsteemile. Ehk proovi elus midagi uut, proovi teistmoodi ja kui sa oled paindlik, sellega sa võtad tagasi oma võimsus, oma jõudu ja sa võtad võimu üle oma elu. Ja varsti me kohtume uuesti ja meil on jäänud veel natukene NLP-st rääkida ja siis juba lõpetame seda projekti ja liigume maratoniga kevadesse edasi.